No nii, lõpuks teisel katsel saime asja käima. Nii, nagu ma ütlesin, mina olen Martin ja räägin teile täna natukene teravmägedest Arktikast ja veidi puudutame ka sellist laia teemat nagu kliimamuutused. Kõigepealt muidugi tahan öelda, et kui mina peale keskkooli mõtlesin, et mida ma siis sinna Tartu Ülikooli õppima lähen, siis tõmbasin täielikult jackpoti välja, kui astusin geoloogiasse. Sellepärast, et geoloogina on mul olnud tohutult suurepärased võimalused reisida üle maailma, näha erinevaid paiku ja mitte neid lihtsalt näha, vaid ka neid tõesti lähemalt tundma õppida. Ja üks viimaseid kohti, kuhu minu rännakud on mind viinud, on Arktika, kus siis tegin oma järeldoktori ja elasin seal 2,5 aastat. Nüüd, kui rääkida Arktikast, siis see tähendab tegelikult rääkimist Põhja-Jäämerest. Põhja-Jäämeri, mis on üks kõige väiksemaid ookeane meil maakeral, ta on pindalalt väike kui ka oma mahult väga väikene. Ta on ümbritsetud igast küljest kontinentidega, näiteks tunnete ära siin Kanada, Arktika, Alaska või Venemaa Siberi alad ja ka meie Põhja-Euroopa otsaga. Ja siin umbes poolel teel Põhjanaba ja Põhja-Norra vahel on üks saarestik, mida eesti keeles tuntakse nime all Teravmäed. Aga ingliskeelses kultuuriruumis on tema nimi, kasutatakse rohkem nime Svalbard ja mõnes teises keeles ka näiteks nime Spitsbergen. Kuid see saarestik, mis oma pindalalt on umbes 1,5 korda suurem kui Eesti, sellest saarestikust on läbi viimaste aastakümnete kujunenud selline teatav värav Arktikasse, kust on võimalik minna Arktikat nii vaatlema, uurima ja on sissepääsuteeks sinna sellesse külma maailma. Üheks põhjuseks, miks just teravmäed on kujunenud väravaks Arktikasse, on siis seotud sellesama golfihoovusega, mis ka meie Põhja-Euroopa osa siin hoiab soojana ja teeb meie elu siin oluliselt mugavamaks võrreldes näiteks samal laiuskraadil olevate Siberi või Kanada Arktika piirkondadega. Ehk siis hoovus, mis meile transpordib Kariibi merest sooja, toob seda Euroopasse ja üks väikene osa sellest liigub ka siis teravmägedele ja teeb teravmägede kliima oluliselt pehmemaks, kui see oleks võrrelduna näiteks samal laiuskraadil oleva Põhja-Gröönimaa või rääkimata Kanada Arktikast, kus on tõesti nii külm, et inimesel aastaringselt seal elada ja oma toimetusi teha on ütlemata keeruline. Aga tänu sellele golfihoovusele, mis soojendab teravmägesid, on teravmägedel aasta keskmine temperatuur suhteliselt hea, talvel -20, -30, väga palju külmemaks ei lähe, suvel on plusskraadid ja täiesti võib suviti kindad koju jätta ja panna pähe õhema mütsi. Nüüd, kui natukene sellest saarestikust veidikene lähemalt rääkida, siis on ta küll 1,5 korda suurem kui Eesti, ehk siis umbes Läti suurune. Tegu on saarestikuga, arhipelaagiga, ehk ta on koosneb mitmest suuremast ja paljudest väiksematest saartest. Siin saarestikul ei ole mitte kunagi välja kujunenud põliselanike asundusi. Ei ole põliselanikke. Mitte nii, nagu me teame Gröönimaal või Kanada Arktikas, kus kohalikud inuitid elavad, siis Svalbard ehk teravmäed on olnud alati nii piisavalt kaugel asustatud punktidest, et naljalt keegi sinna lihtsalt ei juhtunud. Kindlasti juhtusid sinna mõned Siberi kütid, kes seda avastamas käisid, kuid nii-öelda meie läänemaailma jaoks William Barents 16. sajandi lõpus selle saarestiku nii-öelda avastas ja pani sellele nimeks Spitsbergen.
Pärast seda, kui see saarestik avastati, hakkasid muidugi tulema kohale väga paljud eurooplased, kes lootsid siit hõlpu tulu leida, kas näiteks vaala küttimise läbi või muu karuslooma küttimise läbi või ka hiljem siis rajades kaevandusi, et selle läbi siis endale tulu teenida. Ja läbi aegade on olnud üks peamiseid tuluallikaid on olnud siis söekaevandus, mille tarbeks on erinevatel aegadel saarestikku rajatud, tõesti rajatud tühjale kohale erinevaid linnu. Hetkel on saarestiku kõige suurem linn Longyearbyen, mis on siis peamiselt norrakatega asustatud väikene linnakene, kus elab seal umbes circa 2000 inimest ja sellest on siis kujunenud selle saarestiku pealinn, kus asub ka väikene ülikool, kus erinevad maailma teadlased saavad kokku ja kasutavad seda ülikooli kui oma baasi selle jaoks, et Arktika uuringuid läbi viia. Saarestik ise on kuulub Norra haldusalasse, mis kahjuks ka tähendab seda, et kohalikus poes on Norra hinnad. Kuid ja seda saarestikku, nii nagu kogu Arktikat defineerib siis see külm, madalad temperatuurid, see jää ja lumi, mis on seal seda pinnamoodi juba aastatuhandeid vorminud ja kulutanud ja sellest ka need teravad tipud mägedel, mida kui William Barents selle saarestiku meie jaoks avastas, mida ta siis kaugelt horisondilt nägi ja mille põhjal siis ta pani ka nimeks Spitsbergen, mis eesti keelde tõlgituna tähendab teravmäed. Saarestik on 60% ulatuses kaetud liustikuga. Liustikud on seal suuremaid ja väiksemaid, reeglina ei ole nad võrreldavad muidugi maailma suurimate liustikega. Nad on suhteliselt väiksed, lühikesed ja tihtipeale siis lähedal asuvasse fjordi nemad ka oma teekonna lõpetavad. Kuid selle liustikute pidev tegevus on siis seda pinnamoodi kulutanud aastatuhandete jooksul. Muidugi mõista, tegu on Arktikaga, loodus on seal küllaltki tagasihoidlik, puid seal ei kasva, muidugi mitte arvestada ühte väga vaevalist vaevakase vormi, mis seal teravmägedel kasvab ja mis võib kasvada suve jooksul isegi sentimeetri 2 pikkuseks või ühte arktilist pajuliiki, mis võib kasvada lausa maksimaalselt 10 sentimeetri pikkuseks, mis muidugi mõista meile siit Eestist vaadates ei anna seda metsatunnet ikka kätte. Kuid nii nagu Arktikas ikka või poolustel on osa aastast on meil polaaröö, nii ka seal teravmägedel kestab umbes 100 päeva, enam-vähem täpselt 100 päeva, kus siis päevavalgust ei ole ja ainukene, mis sulle valgust annab, on siis need fantastilised virmalised või siis täiskuu, mille valgel on siis võimalik oma asju ajada. Virmalised on muidugi täiesti eraldi teema, millest võime kunagi tulevikus rääkida. Kuid linnakene ise seal teravmägedel Longyearbyen, mis on siin kohaliku fjordi kaldale mägede vahele pressitud, seal elab küll tõesti ainult 2000 inimest, kuid sellegi poolest on see kujundatud selliseks elukeskkonnaks, kus saab aastaringselt elada, temperatuur lubab seda, kus on olemas kõik eluks tarvilik alates lasteaedadest, koolidest kuni siis kohvikute, restoranide ja ööklubideni välja. Ning lisaks sellele on siis seal tõesti üks väga väikene ülikool umbes 500 tudengiga, kes seal aastaringselt roteeruvad. Kuid sellest hoolimata on seal suur logistikabaas, mida siis kohalikud teadlased kui ka partnerid üle maailma kasutavad selleks, et siit suunduda edasi näiteks Põhja-Gröönimaale, Põhjanabale, Barentsi merele, et seal uurida kliimamuutusi.
See sinine pilt siin, mida te näete, see on sellest hetkest, kui polaaröö hakkab juba läbi saama, hakkavad esimesed valguskiired, hakkavad üle horisondi murduma atmosfääris ja maalivad meil selle maailma selliseks imekauniks siniseks, mis on tõesti väga lummav vaatepilt. Kuid miks siis Arktika ja teravmäed siis selle poolest, miks nad üleüldse nii tähtsad on? On kindlasti see, et see merejää, mis meil Põhja-Jäämerel on viimastel aastatel hakanud väga kiiresti vähenema. Ja see on ilmselge ilming sellest, et kliimamuutuste mõju Arktikas on märgatavalt kiirem ja märgatavalt suurem, kui meie siin näiteks Eestis või kuskil mujal maailma otsas tajume. Siin on kaart merejää ulatusest 12. aprilli seisuga ja mul on hea meel öelda, et see talv on olnud Arktikas üle tüki aja väga hea merejää aasta. Tõesti, kui te jälgite seda oranžikat joont, see näitab viimase 30 aasta keskmist, kus see merejää võiks olla ja tõesti näiteks siin teravmägede juures see merejää ulatus kohati lausa ületab seda, mis ta on viimastel aastakümnetel olnud. Samas siin Alaska juures on meil siiski terved suured alad, kus merejää ei ole ka sellisel väga heal aastal moodustunud. Ja hea uudis on ka see, et see merejää, mis Põhja-Jäämeret katab, ei ole see aasta mitte ainult oma ulatuselt olnud väga hea, erakordselt hea võrreldes viimaste aastatega, vaid ka selle paksus on läinud paremaks. Kui me räägime merejääst Põhja-Jäämerel, siis tuleb silmas pidada, et see jää, kui ta suve jooksul ei sula ära, siis ta järgmisel aastal kasvab üha paksemaks ja rusikareegli kohaselt võime öelda, et umbes 1 meeter merejääd Põhja-Jäämeres on moodustunud 1 aasta jooksul. Nii et kui te leiate 3 meetri paksuse merejää, siis see on suure tõenäosusega moodustunud üle 3 talve. Kuid sellest hoolimata muidugi jääserv on oluliselt õhemaks muutunud, ehk siis mida heledam, sinisem, seda õhem ta on võrreldes sellega, mis ta võiks 12. aprillil olla. Ja ilmselge on see, et kui merejää muutub, mida õhemaks ta muutub, seda kergem on teda hilisemastel soojasündmustel teda sulatada ja tema pindala vähendada. Kuigi see talv on olnud Arktikas tõesti üle pika aja väga hea merejää aasta, siis kui me vaatame pikemat ajaskaalat, näiteks siit 19. sajandi teisest poolest, kus meil on esimesed usaldusväärsemad andmed merejää ulatusest, siis merejää tol ajal septembrikuus, siis kui on minimaalne merejää ulatus Põhja-Jäämeres, on katnud suure osa Põhja-Jäämerest, siis juba eelmise sajandi keskpaigaks on see oluliselt vähenenud. Eelmise sajandi lõpupoole on merejää minimaalne ulatus septembrikuus täiesti fenomenaalselt väike ja muidugi praegustel andmetel aasta 2012 oli täiesti fenomenaalselt väikese merejää ulatusega. Et hoolimata sellest, et see talv oli väga hea, siis pikemas ajaskaalas on selge trend, et merejää vähenemise suunas Põhja-Jäämerel. Vaatame ka lühemat ajaskaalat, näiteks viimast 40 aastat, siis ilmneb, et nii nagu nendes looduslikest protsessidest ikka, meil on aastaid, kus on merejääd rohkem, on aastaid, kus on teda natukene vähem, kuid selge trend selles suunas, et ükskõik kuidas meil see ka merejää siin Põhja-Jäämerel on, selge trend on vähenemise suunas ja siin ei pea olema suur matemaatikat aru saada, et mingil hetkel see merejää ulatus Põhja-Jäämerel jõuab oma miinimumi
ja viimased mudeldamise andmed ütlevad, et võib-olla juba aastal nagu 2040 võib meil olla juba esimesed suved, kus Põhja-Jäämerel merejääd enam ei ole. Muidugi mõista talvel külmal ajal seda merejääd hakkab jälle jõudsasti moodustuma, kuid sellist mitmeaastast merejääd ei hakka enam seal moodustuma. Ja me võiksime ju küsida, et no ja mis siis? Et võib-olla ongi hea, kui see Arktika natukene läheks soojemaks, oleks inimestel seal mõnusam elada, käia. Lisaks sellele me saaksime seal neid ressursse, mis on Arktikas olnud juba pikemat aega lukus, kinni, meile kätte saamatud. Saaksime hakata neid kasutama. Muidugi eelkõige räägime siin naftast, gaasist, aga mitte ainult ka erinevatest metallidest ja mineraalsetest ressurssidest, mida juba mõned riigid ja firmad on hakanud uurima, et kuidas seda sealt kätte saada. Lisaks sellele, kui Põhja-Jäämerel ei ole enam suviti seda jääd ees, me saaksime palju lühemat teed mööda tuua näiteks Hiinast või Jaapanist endale sobivat kraami, mida siis laevadega transportida siis kas Euroopasse või siis Põhja-Ameerikasse näiteks. Oluliselt lühemat teed mööda, oluliselt kiiremini. Ja kõik me saame sellest õnnelikumaks, saame kraami endale odavamalt ja paremini kätte. Siin on muidugi see asi, et merejää ei ole lihtsalt üks tükk igavat jääd, millel muud funktsiooni ei ole. Arktikas see merejää seal Põhja-Jäämerel on tegelikult kogu selle ökosüsteemi aluseks. See süsteem, mis on seal välja kujunenud tuhandete jooksul, on kohastunud just täpselt sellega, et hakkama saada nende külma ja nende keerulistes tingimustes ja merejää on üks osa sellest süsteemist. Merejää ei ole kindlasti mitte lihtsalt tükk tuima jääd, vaid hoopis midagi muud. Ta on poorne, seal on sees terve rida kanalite ja pooride võrgustikku, mis pakuvad elukeskkonda näiteks fotosünteesivatele vetikatele, mis on üheks primaarseks toiduallikaks või üheks põhiliseks toiduallikaks näiteks erinevatele zooplanktoni liikidele, kes samamoodi elavad siin jää all, kes saavad oma järglasi siin nendes jää õnarustes ja poorsustes kasvatada ja ise röövlite eest varjule pugeda seal. See zooplankton omakorda on toiduks näiteks kohalikule tursale, kes omakorda on toiduks hülgele, mida omakorda sööb, eks ole, Arktika kuningas jääkaru. Et ehk selle merejää vähenemine on ilmselge, et kui seda merejääd vähemaks, jääb meil vähemaks ka primaarset produktsiooni, seda vetikat seal ja selle võrra ei saa olla nii palju zooplanktonit, turska, hüljest kui ka lõpuks seda jääkaru. Ja ettekujutus sellest, et inimene oleks kuidagi väljaspool seda suurt ringkäiku siin on muidugi vale. See saab olema mõjutama ka neid inimesi, kes seal Arktikas elavad, aga lisaks sellele see merejää kadu kindlasti hakkab mõjutama laiemalt seda, kuidas meie siin põhjapoolkeral, kuidas näiteks meie ilm hakkab põhjapoolkeral lähiaastakümnetel olema. Miks see merejää siis seal väheneb, on muidugi mõista seotud kliima soojenemisega. Üks huvitav aspekt, mida tahaksin toonitada, on just see, et kui me räägime kliima soojenemisest, siis tihtipeale räägitakse maakera keskmiste temperatuuride kasvust, seal 0,8 kraadi näiteks võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga ja nii edasi, siis tegelikult see kliima soojenemine ei jagune
maakeral ühtlaselt, vaid meil on piirkondi maakeral, mis soojenevad aeglasemas tempos võrrelduna näiteks Arktikaga, kus see soojenemise tempo on kõige suurem ja kohati on seal aasta keskmised temperatuurid normaalsest tasemest, nii-öelda see tase, mida me loeme normaalseks, sellest tasemest kohati lausa 4 kraadi soojem, kui ta muidu normaalselt peaks olema. Et just see suur soojenemine just toimub Arktikas ja selle fenomeni taga on siis Arktika võimendus ehk Arktika amplifikatsioon. Ja natukene on veider mõelda selle peale, et Arktika, mis peaks olema meie maailma nii-öelda jahutaja külmkapp, on tegelikult soojeneb oluliselt kiiremas tempos kui ülejäänud maailm. Et me võime öelda, et Arktika on nii-öelda selle kliimamuutuste eesliinil. Kõik protsessid, mis kliimamuutustega kaasas käivad, toimuvad seal kiiremini ja me saame neid jälgides ja õppides paremini mõista, mis võiks tulevikus juhtuda kliimamuutuste käigus kogu maailmas. Et Arktika on kliimamuutuste eesliinil. Üheks põhjuseks, miks Arktika nii kiiresti soojeneb võrreldes ülejäänud maailmaga, põhjuseid on mitmeid, aga üheks põhjuseks on niinimetatud albeedoefekt ehk heledad kehad, näiteks jää ja lumi, liustikud, peegeldavad suurema osa soojusenergiast, mis neile langeb tagasi atmosfääri ja kosmosesse, samal ajal kui tumedad pinnad, milleks on vesi ja maapind, absorbeerivad endasse enamuse sellest soojusest. Ehk siis mida vähemaks jääb valget pinda ehk merejääd, seda rohkem soojust jõuab meil merevette. Mida soojemaks läheb merevesi, seda rohkem hakatakse merejääd ära sulatama üha kiirenevas tempos. Põhjuseid on muidugi teisi, kuid albeedoefekti tahaksin siit esile tuua. Nüüd, kui kliima soojenemisest rääkides, siis kahtlemata te kõik olete kuulnud, et süsihappegaas on üks peamiseid kasvuhoonegaase, mis meil seda kliimat meil siin soojendab. Oma mahult kõige suurem tegelikult on veeaur meie atmosfääris, aga vähem, kuigi viimasel ajal üha rohkem ka räägitakse teistest kasvuhoonegaasidest, millest üheks nendeks on metaan, mis on oma levikult 3. kasvuhoonegaas meie atmosfääris. Selle metaaniga on selline lugu, et ta on küllaltki tavaline gaas, seda leidub igal pool väikestes kogustes, kuid Arktikas seoses selle kliima soojenemisega, seoses sellega, et merevesi muutub üha soojemaks, muutuvad soojemaks ka need merepõhjasetted seal Põhja-Jäämeres, kus on siiamaani olnud küllaltki palju süsinikku ja sedasama metaani siiamaani olnud nii-öelda peidus, varjul, ta on seal olnud kinni, külmunud olekus, kuid kui kogu see süsteem soojeneb, siis see metaangaas võib hakata liikuma settest vette ja teatud juhtudel ka veest atmosfääri, põhjustades täiendavat kliima soojenemise efekti. Metaan on lihtsaim süsivesinik. Ühest küljest on ta ka kasulik gaas, teda võib kasutada energiaallikana, aga oma globaalse soojenemise potentsiaali poolest näiteks 100 aasta lõikes on ta umbes 25 korda tugevam kui süsihappegaas. Metaani leidub kõikjal meie ümber väikestes kogustes, teda tekib orgaanilise aine lagunemisel niimoodi, et kui hapnik ei pääse juurde ja teda tekib nii mikroobide elutegevuse tulemusena kui ka termogeenselt ehk selliselt, kus sügavamal maa sees suuremate rõhkude ja temperatuuride juures orgaanilised molekulid hakkavad lagunema, lõhustuma
võib moodustada metaangaas. Kui me vaatame viimast 800 000 aastat näiteks, me näeme, et metaani sisaldused atmosfääris on kõikunud küllaltki stabiilsetes piirides, aga just meie viimasel paarisajal aastal on metaani kontsentratsioonid hakanud drastiliselt atmosfääris tõusma, kordades tõusma ja nii näiteks eelmise aasta lõpupoole oli juba atmosfääris 1860 ppb selle metaani sisaldus. Muidugi tuleb märkida, et 800 000 aastat geoloogias või geoloogilises ajaskaalas ei ole mingi märkimisväärne ajapikkus, kuid see kiirus ja see suurus, kuidas viimasel paarisajal aastal on kasvuhoonegaaside, sealhulgas metaani sisaldus atmosfääris kasvanud, on olnud tõesti midagi väga kiiret ja sellist nii kiiret tõusu me raudkindlusega geoloogilises ajas ei leia. Nüüd merejää sulamisega tihti, merejää sulamine ise maailmamere tõusu, maailmamere taseme tõusu ei panusta. Merejää sulamine sellesse meretaseme tõusu ookeanis ei põhjusta. Kuid kui hakkab soojenema kogu Arktika regioon ja selle ilminguks on merejää ulatuse vähenemine, siis muidugi mõistes seal Arktikas laiuvad suured liustikud, suured väikesed liustikud ei saa nendes tingimustes enam jääda stabiilseteks ja muidugi põhjapoolkeral kõige suurem mandriliustik asub meil Gröönimaal, mis viimastel aastakümnetel on hakanud väga intensiivselt sulama. Huvitav on see, et merejää puhul me näeme selle ulatuse selget vähenemist, siis Gröönimaa mandriliustik, tema pindalaline ulatus ei ole veel nii drastiliselt hakanud kokku tõmbuma, aga mida me näeme on see, et ta sulab kogu aeg pealtpoolt õhemaks. Ehk siis igal soojaperioodil miljonid ja miljonid kuupmeetrid vett, magedat vett sulavad siit Gröönimaa liustiku pealt ja liiguvad edasi maailma ookeani. Siin on näiteks eelmise aasta sulapäevade hulk ja me näeme, et sulamisest ei ole olnud puutumata praktiliselt, et ainult väga väikesed piirkonnad, mis on olnud eelmisel aastal sulamisest täiesti puutumata. Kui peaks tõesti niimoodi, kui me kujutame ette, et Gröönimaa mandriliustik peaks täiesti ära sulama, siis maailmamere tase tõuseb seal circa 6 meetrit, mis avaldab tohutut mõju kogu meie inimkonnale. Mõelge kas või meie koduse Tallinna peale, mis asub otse mere ääres. Muidugi need protsessid ei toimu üleöö ja pigem me räägime siin väga pikast ajaskaalast, mida meie teiega kindlasti enam ei näe. Kuid tagasi tulles metaani ja Arktika juurde, siis see metaan, mis seal meresetetes on olnud fikseeritud kinni, kui ta peaks vabanema ja hakkama liikuma meresetetest ookeani vette, siis ta teeb seda läbi selliste kraatrite või süvendite merepõhjas, mille üks pilt, üks animatsioon reaalsest merepõhjast, kus muidu siledal merepõhjal me näeme järsku erineva suurusega süvendeid, lehtreid, auke, mis kaua aega olid teadlaste jaoks arusaamatud, et kuidas, mis on need protsessid, mis selle taga on, mis selliseid süvendeid sinna merepõhja moodustavad. Nüüd me juba teame, et need sellised süvendid on peamiselt gaasiemissiooni tulemusena tekkinud sinna merepõhja. Ehk siis, kus iganes me ookeanide merede põhjas näeme selliseid muidu siledas merepõhjas selliseid lehtreid või süvendeid, mis võivad olla üksikult, nad võivad olla
moodustada üksteisega koos terveid suuri välju, nagu siin sellel pildil välja toodud on, või üksikuid kette, siis see on see koht, kus on põhjust uurida, kas siin on see koht, kus muidu meresetetes kinni olnud metaan on hakanud liikuma, on muutunud mobiilseks, on hakanud liikuma merevette. Ja üks lihtsustatud joonis sellest, kuidas need sellised süvendid tekivad, et kui see gaas hakkab liikuma merepõhja setetes, siis ta tiheduse erinevuse tõttu hakkab liikuma ülespoole setesse, kuni saavutatakse kriitiline rõhk setes, mis võib, nii nagu siin joonisel välja toodud on, sellise nii-öelda väikse plahvatusena vabaneda, mille tulemusena paisatakse setted minema laiali ja moodustub meil selline väikene süvendkraater. Ja kui see gaasivool on olnud pidev ja seda on olnud piisavalt hulgal, siis need suured kraatrid võivad tõesti olla mitmesaja meetri diameetriga ja mitukümmend meetrit sügavad. Ja selliseid kraatreid või süvendeid on maailmamerest ja mitte ainult maailmamerest, ka magedast veest leitud nüüdseks juba hästi palju. Ja ka seal samas teravmägedel on merepõhi väga detailselt ära kaardistatud ja leitud väga hulgaliselt neid samu süvendeid, lehtreid, mis panevad kohe meid mõtlema, et ahaa, kas see ongi see koht, kust on hakanud tugev kasvuhoonegaas metaan setetest välja liikuma vette ja mis temast seal siis selles vees saab. Sellel kirjelul kaardil on toodud teravmägede kõige suurem fjord, Isfjord ehk jääfjord ja selle kaldal on see sama teravmägede pealinn Longyearbyen, kus siis enamus inimesi elavad. Ja selles fjordis siin kaardistati neid lehtreid, süvendeid ja mida punasem on värv, seda tihedamini nemad seal merepõhjas paiknesid. Ja selle jaoks, et teada saada, et kas antud juhul on need lehtrid käituvad nagu niisugused väravad sellele kasvuhoonegaasile, kus ta välja pääseb, kas see sündmus on juba ära toimunud või on nad siiamaani aktiivsed ja mis sorti gaas sealt tuleb, seda oligi vaja seal teravmägedel mul uurida. Natukene täpsem vaade nendele süvenditele, lehtritele seal meie teravmägede kodufjordis, Isfjordenis, kust siis võeti proove ja analüüsiti seda gaasi seal nendes meresetetes. Hea on öelda seda, et konkreetselt need süvendid seal selles fjordis sisaldasid ainult väga vähe gaasi ja nad ei ole enam aktiivsed ja arvatavasti see enamus sellest gaasiemissioonist nende süvendite kaudu on toimunud juba ammu aega ära ja praegult nemad enam aktiivsed ei ole, et gaasisisaldused seal setetes olid tõesti väga väikesed. Aga kuidas siis üldse teravmägedel seal välitöödel käiakse, siis muidugi mõista on see hoopis midagi muud kui see, kui minna siin koduses Eestis looduskaunis Rappa või Kaasikusse oma loodusvaatlusi tegema, siis teravmägedel tuleb arvestada väga karmide tingimustega, väga karmide kliima ja ilmastikuga. Ja mis tähendab seda, et kui sa lähed linnapiiridest välja, siis tuleb sul kogu varustus, mis sul on oma teadust tegemiseks, tuleb kaasa võtta, kui ka selleks, et seal ellu jääda, kui ka arvestada seda, et isegi kui sa lähed 1 päevaks välja, siis tuleb varustust võtma mitme päeva jagu kaasa, sellepärast et kunagi või teada, kui ilm pöördub ja sulle ei ole võimalik enam tagasi koju pöörduda. Antud juhul ka liigume välitöödele suurema ekipaažiga, meil on kaasas kõik meie teaduslik varustus, toitu, lisakütust, esmaabi ja nii edasi. Ja suurema seltskonnaga on alati julgem minna.
Meresetete puurimine mere jää pealt siis, kui päike on juba kõrgel, ehk siis aprillis, kui Arktikas on juba polaarpäev ja kuna rasketehnikat on väga keeruline kaasa vedada ja jää peale püsti panna, siis toimub see suhteliselt lihtsatel ja inimjõuduga rakendatavatel meetoditel, kus siis võetakse proove, mida on võimalik siis hiljem laboris analüüsida. Ja pärast imekaunist välitööpäeva lihtsalt see Arktika ilu on juba selline kord, et ajab lihtsalt rõõmustama. Siin taamal on üks kohalik liustik, tuunaprem liustik, mille taustal välitöölised saavad poseerida. Nüüd, kui te panite siin kui te panete tähele, siis välitöölistel on siin vöö peal üks instrument, mis mitte ei ole ei mobiiltelefon, vaid on jääkaru kaitsevahend ehk signaalpüstol ja tegelik teravmägede muidugi mõista kuningas valitseja on siis jääkaru, keda saarestikul, teravmägede saarestikul on seal circa 3000 isendit, kui arvestada Barentsi meri sinna juurde. Nad liiguvad jääga kaasa, mõned nendest ka suvitavad, jäävad nii-öelda lõksu teravmägedele, jäävad sinna suvitama, mis on nende jaoks väga raske periood. See siin on minu esimene jääkaru, mida ma nägin ja sellepärast ma kutsun teda nunnuks. Fantastilised loomad, tõesti suured, võimsad, see, kuidas nad juba kõnnivad, on iga Arktikas viibija unistus on seda looma kohata ja teda näha. Muidugi mõista aupaklikust distantsilt, sest meie oleme seal ikkagi külalised ja me peame laskma kohalikul kuningal tegutseda täpselt nii, nagu tema heaks arvab. Fantastilised loomad ja suured isased kuni 800 kilogrammi, võimsad, väga üksikud ja emased loomad palju väiksemad, 200-300 kilogrammi ja väga hästi kohastunud eluks arktilistes tingimustes, külmaga. Nahk on tume, neil on väga hea isolatsioon. Näiteks siin all neid kahte termokaamera pilti jääkarust ja India elevandist võrreldes on näha, et India elevant, kes elab soojas kliimas, kellel pole mingisugust põhjust oma nii-öelda soojust kinni hoida või seda kuidagi säästa, kiirgab väga palju soojust välja, samal ajal kui jääkaru on nii hästi isoleeritud muust keskkonnast, et kui ta paneks ka oma suu kinni ja silmad kinni, oleks ta termokaameras praktiliselt märkamata. Tegu on mereimetajatega, ehk tähendab seda, et nad elavad merejääl, seal samas merejääl, peamiselt merejääl. Toituvad hülgetest, on väga head ujujad, võimelised ujuma väga pikki distantse ja seoses selle kliima soojenemisega, seoses merejää vähenemisega on ka tulnud neil seda head ujumise oskust üha rohkem ja rohkem rakendada. Kuigi nad on võimelised ka distantse nagu 60 kilomeetrit läbima ujudes, siis see ei ole midagi, mis nad tahaksid meeleldi teha, vaid see on hädasunnil ja see kulutab neil väga palju energiat, mille nad peavad siis pärast ruttu korvama. Väga üksikud loomad, mis tähendab seda, et kui nad kuskil seal igaval merejääl ringi tatsates, kui nad midagi huvitavat märkavad, siis nad kindlasti lähevad seda uudistama. Ja kuigi enamus kordadel, kui inimesed ja jääkarud on kokku puutunud, on jääkarud olnud lihtsalt uudishimulikud, siis mõnikord nad võivad ka inimest vaadata kui toidubaasi. Antud juhul siin üks uudishimulik jääkaru uudistamas, mis huvitavat randulet see siin on. Ja ta on oma otsingutes väga järjekindel. Antud juhul situatsioon lõppes muidugi mõista hästi. Kuid see, kuidas Arktika vapiloom, jääkaru, nende drastiliselt toimuvate kliimamuutustega seal hakkama saab, selle kohta me oskame praegu ainult ennustusi teha.
et kas juhtub kunagi seda, et kui merejääd enam tõesti ei ole ja ei ole seda enam seda loomulikku elukeskkonda, kus jääkaru on võimeline elama ja toituma ja järglasi saama. Kui seda enam ei ole, kas siis jääkaru võib ja saab liikuda tagasi lõuna poole, muuta oma karvastik uuesti pruuniks, nagu kunagi ammustel aegadel see oli, ja hakata uuesti küttima nii nagu pruunkarud. Või õpib ta mingeid muid nõkse ja kuidas hakkama saada, seda me hetkel veel ei tea. Aga jääkaru on ainult üks paljudest osadest selles Arktikas, selles Arktika süsteemis, kus praegult väga suured muutused toimuvad. Miljonid teised liigid alates mikroorganismidest, putukatest ja taime- ja loomaliikidest ja sealhulgas inimesest. Kuidas me sellega kõige hakkama saame, seda me saame teada siis, kui me jälgime väga täpselt ja uurime väga täpselt, mis praegult Arktikas toimub, sest tõesti need Arktika on kliimamuutuste eesliinil, sest need muutused toimuvad seal mitu korda kiiremini, kui me praegult siin Eestis tajume. See oleks minu slaidi esitluse nii-öelda ametlik lõpp. Aga kindlasti teema on lai ja suur ja on terve rida asju ja aspekte, mida ma täna siin loengus ei kajastanud, kuid võimaluse korral, kui teil on küsimusi, siis ma väga hea meelega veel vastaksin nendele. Nii. Ja küsimused näiteks sellised, et miks Arktikale mõjub kliima soojenemine kõige rohkem, miks seal just kõige suurem, siis jah, et üheks põhjuseks on nii-öelda albedo efekt ehk valget lund ja jääd jääb üha vähemaks, mis tähendab seda, et päikesevalgusel on üha rohkem seda tumedat pinda seal Arktikas, kuhu soojus saab akumuleeruda, mis saab täiendavat soojendamist teha. Ja kui me vaatame üldse, kui te vaatate maakera, siis me näeme, et enamus maismaast asub põhjapoolkeral. Ja tegelikult sedasama kasvuhoonegaase nagu süsihappegaas, aga sealhulgas ka metaani, seda kasvuhoonegaasi tuleb just väga palju meie tundraaladelt, märgaladest ja maismaasüsteemidest, mis siis jääb siin põhjapoolkerale kinni ja ei jagune ühtlaselt üle maakera ja põhjustab seda täiendavat soojendamist seal Arktikas. Nii, küsimus, et kuidas mõjutab kliima soojenemine jääkarusid, siis see on jah, et kindlasti tasub vaadata, kuidas jääkarud hakkama saavad, sest peale selle, et nad on Arktika vapiloomad, on nad ka nii-öelda tippkiskjad ja kõik need protsessid seal, mis Arktikas toimuvad, hakkavad mõjutama seda, mismoodi ta hakkama saab. On olemas väga huvitavaid tulevikku ennustavaid mudeleid just spetsiaalselt jääkarude jaoks tehtud, mis näiteks ütlevad seda, et kui praegult on jääkaru peamiseks toiduks hüljes, mida ta püüab merejäält ja ta on selle väga osavasti ära õppinud, kuidas seda teha, siis põhimõtteliselt sama raske, kui hyljest kinni püüda, oleks jääkarul ka kinni püüda põhjapõtru. Ja üks põhjapõder annab umbes sama palju kaloreid välja kui hüljes. Nüüd ainukene, mida see jääkaru peab tegema, on siis liikuma mere pealt, merejää pealt, rohkem rannikule ja rohkem kõrgemale mägedesse, selle jaoks, et hakata toituma põhjapõtradest. See on üks võimalik, see on üks mudel tehtud võimalik stsenaariumitest, kas jääkaru või üldse Arktika ökosüsteemid suudavad kohanduda uute tingimustega, see on nüüd tõesti $1 miljoni küsimus. No,
tahaksin olla väga optimistlik ja et küllap nad ikkagi, et loodus kindlasti leiab lahenduse, kuid see lahendus ei saa olema mitte kõikidele liikidele, kes seal Arktikas on. Kindlasti osad liigid ei suuda selliste muudatustega, mis on just nii kiirete muutustega toime tulla ja ei suuda kohaneda ja kahjuks siis surevad välja. Nüüd siin küsitakse, et kuidas merejääd päästa. No praegult kõiki neid trende vaadates, nii pikemaid kui lühemaid ja hoolimata sellest, et viimane talv oli väga hea merejää aasta, siis arvatavasti siin lähiaastakümnetel me merejääd ei saa päästa ja kindlasti need suved, kus Põhja-Jäämerel enam suviti jääkatet ei ole, need kindlasti tulevad. Nii, siin küsimusi on tõesti mõnusalt palju. Näiteks, kas Arktika jää sulamisega võib tulla uusi kohti välja, kus saab naftat puurida? Kahtlemata, ja. Kahtlemata, see on selle Arktika muutuste mõistmisel üks väga oluline aspekt, et kui mõnikümmend aastat tagasi inimkond, riigid omavahel leppisid kokku, et Antarktika jääb selliseks, nagu ta on ja seal mingisuguseid kommertstegevusi hakata teostama, siis Arktika puhul sellist kokkulepet ei ole ja ei tule ka. Vähemalt antud situatsioonis me keegi seda ei näe ja riigid, kes seal Põhja-Jäämere ääres on, kiivalt hoiavad oma õigustest kinni ja planeerivad neid ressursse, niipea kui neil see võimalik on, hakata kasutama ja eelkõige naftat ja gaasi. Muidugi on, et isegi kui see merejää sealt Põhja-Jäämerelt ära sulab, siis see ei tähenda, et me saame nagu samamoodi naftat või gaasi puurida või pumbata, nagu me teeme seal näiteks Mehhiko lahes. Et see on ikkagi oluliselt teistsugune ettevõtmine ja saab olema oluliselt keerulisem ja kallim. Nii, et siis küsimus, et kas on üldse võimalik midagi ette võtta või jääb inimese osaks lihtsalt analüüs ja tõdemused, et jah, ei, muidugi mõista, me saame midagi ette võtta ja et kuna kliima soojenemine on suuresti põhjustatud inimtegevuse tulemusena, siis meil on kindlasti üht-teist ette võtta, aga selle jaoks peame me nii üksikisikuna vaatama otsa, millist elu me tahame elada ja millest me oleme nõus loobuma, kui ka riigi ja suurfirmade tasemel proovida seal kokkuleppeid teha. Ja antud juhul ma olen kindlasti optimistlik, et inimesed on näidanud üles võimet omavahel kokku leppida ja kas või praegune meie koroonakriis, mis meil siin üle maailma käib, on näidanud, et kui vaja, inimesed on võimelised kokku leppima ja ühise eesmärgi nimel tegevusse astuma. Ja no näiteks siin üks laiem küsimus, et mitu tonni jääd aastas ära sulab ja kui palju tuleb juurde teravmägedel. Teravmägedel jääd juurde ei tule, nii merejää kui ka liustikud sulavad ja mitu tonni konkreetselt merejääd aastas ära sulab, seda numbrit kahjuks peast ei oska öelda, aga tegu on ikkagi miljonites kuupkilomeetrites. Nii, et mis koht on see punane laik Siberis ja miks seal toimub
Nii, tervist, ma loodan, et mind on, tere, ma loodan, et mind on nüüd kuulda ja olen tagasi siin jälle. Süsteemid on hakanud siin üle kuumenema. Nüüd küsimus selle kohta näiteks, kas teie uurimisgrupid Arktikas teevad ka konkreetseid ettepanekuid valitsusele kliimamuutuste pidurdamiseks, siis konkreetselt need uurimisgrupid seal, see uurimisgrupp, kus mina olin, konkreetselt riikidele või valitsustele ettepanekuid ei tee, aga läbi erinevate gruppide kogutakse andmeid kokku, mida siis juba suuremad ja laiemad organisatsioonid kokku panevad, ühtlustavad ja selle põhjal muidugi mõista tehakse väga selgeid ja konkreetseid ettepanekuid valitsustele, kui näiteks ülemaailmse kliimapaneeli ettepanekutest näiteks võiks alustada, mis on kõige suuremad ja kõige laiema kõlapinnaga. Ja, nii siin üks küsimus liustike sulamisest. Et kas on võimalik golfi hoovus kaob ära? Jah, seda teemat ma oma ettekandes ei puudutanud, aga põhimõtteliselt, mida selle küsimusega taga aetakse, on see, et kui need hoovused on siis erineva tiheduse, erineva temperatuuriga veemassid, mis liiguvad ja mis siis ühtlustavad temperatuure. Arktika külm vesi vajub sügavamale ja liigub lõuna poole, samal ajal kui soe ekvatoriaalne vesi liigub põhja poole. Kui me sellesse süsteemi näiteks lisaksime magedat vett, näiteks kui me Gröönimaa mandriliustik peaks ära sulama või lihtsalt tuleb hästi palju magedat vett juurde, siis see kindlasti hoovuste süsteemile mõju avaldab. Nüüd, kuna see näiteks Gröönimaa mandriliustiku sulamine on suhteliselt aeglane protsess, selles mõttes, et seda vett sealt korraga ei tule nii palju, et oleks võimeline panema seda golfihoovust seisma, aga mõjutada seda golfihoovuse intensiivsust on kahtlemata võimalik. Ja tegelikult meil ei olegi vaja üleüldse golfihoovust seisma panna, et need mõjud meile siia Põhja-Euroopasse kui ka Arktikasse oleksid juba väga selged ja drastilised. Nii, jah, et kas peale jääkaru on veel mõni imetaja, kes teile kliima soojenemise tõttu huvi pakub, siis et mulle, aitäh küsimuse eest, et mulle pakub huvi väga paljud aspektid loodusest, lihtsalt jääkaru kui Arktika vapiloom siis on nagu nii-öelda keskmes selle kliima soojenemiste kirjeldamisel ja tema põhjal on head näiteid tuua. Aga samamoodi kõiki imetajaid alates hüljestest või lõpetades polaarrebasega kindlasti on kindlasti loomad, kes mind huvitavad. Aga kui jagada teiega sellist isiklikku kogemust, siis lihtsalt kõikidest nendest Arktika loomadest, keda ma seal kohtasin, siis jääkaruga kohtumine on muidugi mõista kõige emotsionaalsem, kõige võimsam kogemus, mis seal Arktikas võib juhtuda. Ja eks sellepärast on nad mul meelel. Ja küsimus Jensilt, jääkaru karv on läbipaistev, miks see nii on? Et jääkaru karv ei ole läbipaistev. Jääkaru karv on ikkagi hele, valkjas, kollakas. Tema nahk on tume, must. Et kui see karv on eelkõige selle jaoks, et ta saaks varjuda ja saaks oma jahti pidada, siis nahk on must just selle jaoks, et seda vähestki päikesevalgust, mis seal on, saaks endasse absorbeerida. Et iga väiksemgi võimalus sooja saada ei läheks kaduma.
Nii, tere, kui väga saame praegust kliima soojenemist kõrvutada varasemate sarnaste sündmustega maa ajaloos, näiteks ökoloogia ja evolutsiooni seisukohalt? Nüüd, siin on kindlasti see, et kui me vaatame nagu läbi maakera ajaloo, läbi geoloogilise aja, siis sellised soojenemised või ka sellised soojenemisest tingitud mõjud kohalikule ökoloogiale, näiteks läbi massiliste väljasuremistena, ei ole midagi ebatavalist. Me teame neid geoloogilises ajas mitmeid ja iseenesest see tundub, et see on üks asi, mis ikka aeg-ajalt maakeral toimub. Huvitav on see, et alati peale näiteks massilist väljasuremist, liikide massilist väljasuremist, meil tegelikult nii-öelda kriisis toimub parem taastumine ja tegelikult mitmekesisus hoopis kasvab. Aga mis on muidugi seekord natukene teistmoodi, on see, et arvatavasti sellist nii kiiret soojenemise tempot, nagu praegu meil on, tegelikult maakera ajaloos suure tõenäosusega ei ole varasemalt olnud. Ja see lisab siia niisuguse lisariski, et kui paljud liigid, sealhulgas inimene kui üks liik, kui palju me oleme võimelised sellised nii kiire tempoga kohanema. Et varasematest sündmustest me teame seda, et liigid on, osa liike sureb välja, aga teised liigid on võimelised kohanema ja muutuma. Kindlasti ka see kliima soojenemine, kui see peaks samamoodi edasi minema, siis elu kui selline otsa ei saa, aga kuidas meie liigina hakkama saame, see on hoopis teine küsimus. Ja nüüd küsimus, kas on võimalik, et Arktikas on kunagi samasugune kliima, nagu seda oli umbes 100 aastat tagasi? Jah, muidugi mõista on võimalik. Muutused reeglina tsüklitena toimuvad ja peale soojenemist varem või hiljem tuleb uus külmaperiood ja mingil hetkel on kindlasti suur tõenäosus, et see kliima on seal samasugune nagu 100 aastat tagasi ja kindlasti millalgi geoloogilises ajas on ka uued jääajad täiesti võimalikud. Nüüd küsimus, et kas liustikest võivad välja sulada ka mõned bakterid, millega inimkond ei ole enne kokku puutunud, mis on sattunud siia näiteks kosmosest? Kus küsimus, aitäh. No, et teoreetiliselt võiks olla võimalik, aga tegelikult on see, et liustik ei ole mingisugune selline läbimatu kate, mis kiivalt hoiab kinni seal sees olevaid saladusi, vaid hoopis vastupidi. Liustik on tegelikult väga avatud süsteem. Liustiku sees on lõhede ja pooride süsteemid, mida mööda sulaveed saavad liikuda. Liustiku alla on süsteemid ja liustik ise tervenisti tegelikult liigub gravitatsiooniliselt kõrgematelt kohtadelt madalamale, et ta ei ole selline nii-öelda külmkapp, kuhu me võime ühe bakteri sisse panna, paneme kinni ja siis ta istub seal miljoneid aastaid. Tegelikult on kogu aeg liikumises ja sellepärast ta ei suuda lõpuni midagi seal nii-öelda saladuses hoida, et varem või hiljem kuskil liustikusjärva alt see välja sulab. Ehk siis, et kui on avatud süsteemiga tegu, siis sellist bakterit või kosmilist pärit mingisuguseid eluvorme vaevalt, et sealt alt või sealt seest välja võiks sulada. Nüüd, kas saarestikul küsitakse, et kas saarestikul on söekaevandus, siis jah, varasemalt on olnud see vahepeal üks põhitegevusi, mida teravmägedel tehti, kaevandati sütt erinevate riikide poolt, siis praegusel hetkel on seal üks töötav söekaevandus, suhteliselt väike ja pisikene, mis siis toodab sütt kohaliku linnakese, Longyearbyen'i linnakese elektrijaama tarvis. Veel mõned aastad tagasi oli seal palju rohkem söekaevandusi, kuid siis neid on järk-järgult muudkui suletud
pidades silmas keskkonna aspekte kui ka seda, mis söehindadega maailmaturul toimub. Nüüd, kui kaugel olete oma uurimistöödega, kas inimkond on valmis selleks kõigeks? Mina oma uurimustööga olen nii kaugel, et alati, kui mulle tundub, et midagi hakkas valmis saama, siis selle tulemusena tekib umbes 1 miljon uut küsimust. Et see kindlasti valmis ei ole ja huvitavaid asju, aspekte, mida uurida, mida puurida on niivõrd palju, et mul oleks vaja 3-4 eluaega veel juurde, et selle kõigega tegeleda. Aga need on kõik muidugi väga põnevad küsimused. Ja kas inimkond on valmis selleks kõigeks? Nüüd, et ma eeldan, et küsija peab silmas seda, et kas see kliimasoojenemiste mõju, et kas inimkond on selleks valmis. Siis et tegelikult me ju näeme muutusi. Kui avastati ulatuslikud osooniaugud näiteks Antarktika kohal, siis suhteliselt kiiresti, arvestades maailma bürokraatia kiirus, suhteliselt kiiresti suudeti kokku leppida, et näiteks edaspidi me külmkappides freoone enam ei kasuta. Et me oleme võimelised kokku leppima, lisaks sellele on meil ka terve väga palju väga head teadmist selle kohta, kuidas asjad toimivad, kuidas täpselt muutub, mis muutub, kui palju, et me oleme võimelised teatud piirini nagu ette nägema, et kui me teeme niimoodi, siis on sellised mõjud ja niimoodi siis selleks. Et mis on veel puudu, on vaja veel natukene rohkem kokku leppida, et kuidas me siis hakkame, missugust teed me valime ja kuidas me muutustele vastu läheme. Nii, tervist. Ja siin küsimus, Eesti põhjarannik pidevalt tõuseb ja Arktika jää sulab aeglaselt. Kas need nähtused on tasakaalus või ohustab jää sulamine Eestit ikkagi? Jah, Eesti põhjarannik tõesti pidevalt tõuseb ja seal parimatel juhtudel seal 1–2 millimeetrit aastas, et maad tuleb kogu aeg juurde. Nüüd, kas see, kuidas ta mõjutab seda näiteks, kui kellelgi teist on kinnisvara näiteks Hiiumaal või Loode-Eestis, kus maapinna kerked on suurimad, siis sõltub väga palju sellest, et kui kiiresti meil just need põhjapoolkeral olevad liustikud hakkavad sulama ja kui kiiresti see merevesi hakkab tõusma. Juba me näeme seda, et kuigi see meretaseme tõus toimub, siis osa sellest toimub sellepärast, et kuna merevesi muutub soojemaks, siis ta paisub ja selle võrra meretase tõuseb. Meretaseme tõus on midagi, millest Eesti kindlasti puutumata ei jää ja selle mõjud, kuigi esialgu veel pisikesed, on meil juba praegult käes, kus meil üleujutusi ja muid selliseid aspekte hakkab üha rohkem juhtuma. Et kas need protsessid on tasakaalus, seda hetkel nad ei ole ja vaevalt nad kunagi ka saavad. Ja küsimus, miks soojeneb põhjapoolus rohkem kui lõunapoolus? Siis üheks põhjuseks on just see, et meil seda kliimasoojenemist põhjustavad kasvuhoonegaasid, loodusliku päritolu kasvuhoonegaasid satuvad atmosfääri eelkõige siis maismaalt. Ja kui te vaatate maakera, siis enamus maismaast asuvad põhjapoolkeral. Ja näiteks seesama metaan kasvuhoonegaas, kui ta seal põhjapoolkeral atmosfääris satub, siis ta ringleb seal põhjapoolkeral, aga ta ei saa liikuda lõunapoolkerale, et seal seda soojenemist põhjustada, sellepärast et
ekvaatori piirkonnas on niivõrd palju veeauru atmosfääris ja see hävitab selle metaani ära. Et kui vaadata metaani sisaldust näiteks laiuskraadide kaupa, siis me näeme selgelt seda, et põhjapoolkeral on metaani atmosfääris oluliselt rohkem võrreldes lõunapoolkeraga. Nii, et kui jää ära sulaks, kas siis jääksid teravmäed Svalbard vee alla? Kui merejää ära sulab, siis ei juhtu väga palju midagi. Kui Gröönimaa liustik sulaks ära, siis oleks maailmamere taseme tõus circa 6 meetrit, mis kindlasti osad rannikualad ujutaks üle, aga see 6 meetrit teravmägede keskmist kõrgust arvestades ei ole väga palju ja teravmägede kõige kõrgem tipp on seal circa 1800 meetrit, et kindlasti seal nagu see saarestiku selline jääb siin alles. Nii, kuidas saab globaalne soojenemine mõjutada Läänemerd ja toodud näiteks Soome laht? No, et mõjutab väga mitmeti. Ühest küljest on see, et kui meil, nii nagu ka toome näiteks selle sama viimase talve, mis meil oli, kus meil praktiliselt talve ei olnudki, merejääd ei moodustunud, mille tulemusena, kui meil ei ole Läänemeres või Soome lahes enam merejääd, mis me kaitseks meie rannikut tormide eest, siis näiteks randade erosioon kindlasti intensiivistub, sest just meie piirkonnas on eelkõige kõige tugevamad tormid on just talviti, sügiseti ja tavaliselt on olnud jää see, mis seda rannikut on kaitsnud. Aga kui seda jääd enam ei ole, siis saab lainetus otseselt minna kohe rannikut purustama. Et sellised ja sinna juurde muidugi, kui suurte tormidega meie asendit Läänemere suhtes arvesse võttes pidevate tugevate läänetuulte korral, kui ei ole jääd, mis kaitseks, siis on võimalik, et ajutiselt võivad üleujutused Haapsalus või Pärnu lahes, mida me oleme ka ajaloos näinud, võivad olla väga-väga intensiivsed ja otsest majanduslikku kahju meile põhjustada. Nii, kui hüpoteetiliselt katta suurem osa liustikest näiteks klaaskuulide või pärlitega, kas tagasipeegeldus suureneks, kas see aitaks? Et kui katta klaaskuulidega liustikud, siis see tagasipeegeldust võib-olla nii oluliselt ei suurendaks, aga kui kujutada ette, et meil oleks võimalik maismaad või tumedat veepinda nii-öelda heleda pinnaga katta, siis et kui fantaseerida, et kui seda teha suurtes ulatustes, siis see muudab seda albedo efekti ehk siis peegeldab rohkem soojust tagasi atmosfääri. Kas seoses kliimamuutustega muutub inimese jaoks elu Svalbardis mugavamaks, paremaks või mitte? Ehk kas seal võib linnu juurde tulla? Et inimesed seal Svalbardis, kes seal elavad ja ka ma ise, kui ma seal elasin, tajusin seda, et see kliimamuutuste mõju oli seal ikka väga drastiline ja kindlasti antud hetkel ta seda elu seal mugavamaks või kuidagi paremaks ei tee. Sest hoolimata sellest, et isegi kui keskmised temperatuurid muutuvad soojemaks ja peaks minema nii-öelda mõnusamaks see elu seal, siis tegelikult selliste suurte muutustega kaasneb rohkem tugevaid tuuli, torme, mis teevad selle elu seal väga-väga keeruliseks ja see ilma ennustamine muutub üha keerulisemaks ja raskemaks. Et antud hetkel teeb kindlasti seda elu seal keerulisemaks. Et kas seal võib linnu juurde tulla, see on nüüd natukene eraldi küsimus, et kuna see saarestik kuulub Norrale ja enamus sellest on võetud looduskaitse alla, siis lihtsalt füüsiliselt seda pinda, kuhu võiks nagu linnu
ehitada või mingisuguseid inimasundusi peale ehitada on lihtsalt niivõrd vähe, et vaevatab see linnu tuleb. Kuid olemasoleva linna Longyearbyen'i elanike arv tegelikult juba kasvab, et üha rohkem inimesi leiab oma tee sinna ja tegelevad seal teaduse või turismi või muu sellisega. Nii et seoses kliimamuutustega kindlasti inimeste arv Arktikas kasvab, nii külastajate arv turistidena kui ka inimeste arv, kes selles piirkonnas elavad. Kuidas saaks rohkem inimesi kaasata kliima soojenemise vastu võitlema? Eks need võimalused on tegelikult laias laastus meil teada, et tuleb rääkida. Et rääkida kodus emale, isale, rääkida vanaemale, onule, tädile, naabrile ja seda sõnumit levitada. Ja ma usun, et küllap siis ka on võimalik muutusi läbi viia. Kas ja kuidas saaks iga inimene kliima soojenemise jaoks midagi teha igapäevaelus? Et see on küsimus, mis on paljudel inimestel muidugi mõista südame peal. Et mida me saaksime inimesena teha. Ja on selge on see, et see, missugused on meie tarbimisharjumused, mõjutavad seda, mis on meie enda isiklik jalajälg ja kuidas me seda loodust mõjutame. Et olles niivõrd palju realist, ei ole kindlasti võimalik, et kõik inimesed lõpetaksid või et me lõpetaksime näiteks homme päev autodes fossiilkütuste kasutamise, et see kindlasti ei ole võimalik. Aga kui arvata kokku, kui palju inimesi üle maailma on ja kui kõik vähendaksid oma tarbimist kas või mõne protsendipunkti jagu, oleks sellel juba kindlasti mõju. Nüüd selle mõjuga, aga muidugi tuleb arvestada seda, et kliima kui süsteem on väga pika vinnaga ja need muutused, mida me praegult teeme, nende mõju või mõjutust me näeme alles hiljem, et see ei ole kohe käega katsutav mõju, mis ei tähenda seda, et me ei peaks nendega tegema. Aga mõelda läbi oma tarbimisharjumused kindlasti oleks üks esimesi samme, millest alustada. Nii, küsimus Karlilt, kas lähitulevikus on loodata ka uute mereteede, eelkõige lühemate mereteede tekkimist läbi Arktika? Jah, et arvestades seda, kuidas praegult Arktika riikide poliitika ja need ambitsioonid seal on, siis kindlasti, et väga suure tõenäosusega need uued laevateed sinna tulevad. Kui intensiivselt hakatakse neid kasutama, see on nüüd ise küsimus. Et juba praegult on üksikud kaubalaevad Hiina või Aasiast Euroopasse tulnud mööda Venemaa Siberi osa ranniku lähedalt sealt, aga need on olnud pigem sellised episoodilised üksikud, need ei ole pidevad juhtumid. Aga kuna merejää väheneb, kuna seda merevett, mida mööda laevatada, tuleb üha juurde, siis kindlasti need laevateed tulevad. Aga isegi kui ei ole merel merejääd, siis see ei tähenda veel seda, et seal oleks võimalik kohe kahemastilise purjekaga lõbusõite teha. Need tingimused jäävad seal ikkagi küllaltki karmiks. Nii et kui intensiivne saab see laevaliiklus seal olema, seda on antud hetkel mul väga raske prognoosida. Nii, küsimus, et kas Greta Thunberg on olnud abiks? Ja minu isiklik arvamus on, et muidugi mõista, et hämmastava sihikindlusega noor inimene,
kes on need teemad üha rohkem ja rohkem fookusesse toonud. Et absoluutselt väga tore. Nüüd, kas hüljest peab ka päästma? Jah, vot sellega on selline küsimus, et noh, iseenesest me ei pea kedagi päästma, kui me ei taha. Aga noh, see oleks selline küüniline vastus. Aga nagu ma selle jää ühe slaidi peal ka näitasin, siis hüljes ei ole mingisugune eraldiseisev üksus mingisuguses mehaanilises süsteemis, mille me saame välja võtta ja süsteem töötab edasi. Et ökoloogias on kõigega on seos ja mitte lihtsalt me ei pea hüljest päästma, vaid me peame tähele panema kõiki neid liike, kes seal Arktikas elavad ja jälgima nende hakkama saamist. Nüüd küsimus, kas kliimaaktivistidest on abi ja kui palju ja kas sa oled kliimaaktivist? Nii, no et kliimaaktivistid ehk siis ma saan aru, et mõeldakse neid inimesi, kes siis käivad näiteks, annavad allkirju petitsioonidele, teavitavad üldsust nendest probleemidest, kui ka käivad näiteks demonstratsioonidel, et kas on nendest abi ja kui palju, siis noh, sellistel tegevustel kindlasti on see mõju, et mingid teemad, mis muidu võib-olla ei leiaks nii laialdast kajastust, leiavad siis üha rohkem kajastust ja selles mõttes on need meetmed kõik oma töö ära teinud ja kindlasti neid tuleks edasi rakendada. Nüüd, kas mina olen kliimaaktivist, siis see on väga huvitav küsimus, ma ei ole selle peale kunagi niimoodi mõelnud. Jah, ma peaksin selle peale rohkem mõtlema, et ma ei tea. Mulle meeldib asju uurida ja ma tahan asju teada. Aga kas ma sellepärast olen kliimaaktivist, seda ma ei oska öelda. Et kas kliima soojenemisest võib alguse saada globaalne väljasuremise laine? Jah, põhimõtteliselt võib saada küll. Jah. Et kui kliima soojeneb hästi kiiresti, nii kiiresti, et erinevad liigid ei suuda selle muutunud olukorraga enam kohastuda, siis nad surevad välja ja isegi kui mõni liik suudaks, ütleme näiteks temperatuuri tõusuga kohastuda, aga nende toit, mida nad tarbivad, ei suuda kohastuda, siis ka nemad surevad välja. Nüüd on muidugi mõista, et see võib olla. Muidugi, et siin on jälle siin tuleb nagu tähele panna seda ajaskaalat, et igasugused väljasuremised või kliima väljasuremised ei ole sellised asjad, mis juhtuvad üleöö. Need on ikkagi pikad protsessid, mis võtavad väga pikka aega. Ehk siis, et meie eluajal meie oma eluajal mingisugust globaalset väljasuremise lainet võib-olla nii selgelt veel ei näe, aga hiljem tagasi vaadates võime vaadata, et jah, okei, see oli see koht, kus siis algas. Will the actions we take today be enough to forestall the direct impact of climate change? Or is it too little too late? Ehk siis küsitakse seda, et kas need tegevused, mida me teeme praegult, et kliimamuutusi pidurdada, on piisavad või on see liiga vähe ja liiga hilja. Siis et muidugi mõista võib vaielda vastu, et jah, et seda on liiga vähe ja võib-olla on see juba liiga hilja. Aga selline vastus võib tekitada olukorra, kus mõnedel inimestel tekib käega löömise tunne. Ja vaata, võib-olla see on isegi kõige hullem, mis võib juhtuda. Et ei ole mingit põhjust käega lüüa. Et kindlasti tuleb tegeleda edasi. Ja nii-öelda mitte alla anda ja proovida anda endast parim ja loota parimat.
Nii, küsimus, mis juhtub, kui kogu põhjapooluse merejää ära sulab? Ehk siis selle merejää sulamisega, et merejää sulamine Põhja-Jäämeres on siis väga selge ilming sellest, kui kiiresti seal see kui kiiresti see piirkond soojeneb. See on indikatsioon. Ja see merejää seal Põhja-Jäämeres ei ole lihtsalt mingisugune tuim jääkate, vaid ta tegelikult on elukeskkond. Öeldakse, et Põhja-Jäämere merejää on maailma kõige suurem bioom, kus liigid on omavahel seotud. Et see saab esiteks olema väga suur löök kohalikule ökosüsteemile. Lisaks sellele hakkab see mõjutama väga ka seda, kuidas tervikuna meie põhjapoolkeral, kuidas see kliima siin muutub. Et kui ei ole enam merejääd Põhja-Jäämerel, siis see hakkab mõjutama seda, kuidas näiteks tuuled hakkavad puhuma, kui palju saab olema tormipäevi ja nii edasi. Ehk siis, et kui tuul puhub üle merejää, siis hõõrdumine merejääga on suurem ja tuuled ei saavuta nii suurt kiirust ja ulatust, aga üle vee puhudes saavad nad suurema kiiruse sisse ja see võib otseselt mõjutada. Ja läbi selle, kuidas õhumassid tsirkuleerivad põhjapoolkeral, see on mõjutatud sellest, kas merejääd on või ei ole, ja see on kindlasti üks selge mõju sellele, missugune saab olema meie kliima tulevikus siin põhjapoolkeral, ehk siis missugune saab olema meil siin Eestis ilm. Nii, kas golfihoovus kiirendab jää sulamist? Jah, mõnes mõttes küll. Et golfihoovus kannab soojust kogu aeg Arktikasse ja kuna see merejää seal Arktikasse muutub üha õhemaks, siis iga järgnev soojem merevee hulk, mis sinna selle merejääga kokku puutub, et sellel on seda üha lihtsam ja kergem seda sulatada. Nii et jah, et golfihoovus on ka kindlasti üks aspekt, mis seda merejääd seal selle massi ja ulatust vähendab. Et kas kliima soojenemises on ka midagi head? Ja, et võib terve rida aspekte välja tuua. Et kui vaadata inimese perspektiivist, siis muidugi mõista, et näiteks me saame põldu pidada üha rohkem, põllupidamisega liikuda üha rohkem põhja poole ja üha rohkem põhja pool hakkame saama suuremat saaki ja nii edasi, et mingid sellised aspektid. Lisaks sellele, et avanevad uued ressursid, nafta, gaas, mineraalained, uued laevateed, lühemad laevateed, transporditeed. Et need oleks võib-olla need asjad, mis siis nagu oleksid inimesele nii-öelda head. Kindlasti sellega, et Arktika soojeneb nii kiiresti, tekib uusi nišše teistele uuematele liikidele, kes muidu ei ole seal hakkama saanud, kes saavad hakata migreeruma lõuna poole, sellega nende liigi seisukohast vaadates neil läheks nagu elu paremaks, nad leiavad endale uusi piirkondi, kus elada ja nende seisukohast läheks paremaks, aga muidugi mõista see tuleb siis suure tõenäosusega teiste riikide arvelt. Ja kui palju on vaja, et Gröönimaa jää ära sulaks? Jah, et see on nüüd raske küsimus, et seda on sellist pikka protsessi niimoodi on raske niimoodi õigesti ette mudeldada, aga kui samamoodi edasi läheb, siis me räägime seal ikkagi tuhandetest aastatest, enne kui see täiesti ära sulaks, eeldusel, et need samad tingimused lähevad edasi, mis praegult on. Aga see on ikkagi selline pikem protsess, mis niisama lihtsalt üleöö ei juhtu. Aga selle
Gröönimaa mandriliustiku sulamise mõju jõuab muidugi rohkem, et meil ei ole vaja üldse, et see peaks täiesti ära sulama või et seal Gröönimaal hakkaksid uuesti kasvama puud ja läheks soojaks ja inimesed saaksid hakata seal põllumajandusega tegelema. Et juba enne seda selle mõju, selle suure hulga mageda vee mõju hoovuste süsteemile ja merevee tasemele võib olla juba inimkonnale liiga suur pähkel. Nii, oi, kallid sõbrad, et sattusime siin jututama. Mul on väga hea meel, et nii palju küsimusi oli ja nii palju inimesi ikkagi hoolimata sellest väikestest tehnilistest viperustest leidis tee tänase selle loengu juurde. Aitäh teid kuulamast ja kui teil on täiendavaid küsimusi, siis Tartu Ülikooli geoloogia osakond on täis inimesi, kes on valmis teie küsimustele vastama. Otsige meid üles, võtke ühendust. Teile soovin kena meeldivat päeva jätku ja siis tuletan meelde, et homme on siis teaduskooli videoloengute viimane loeng, kus siis Indrek räägib meile pehmerobotitest, mis on järjekordselt väga huvitav loeng ja kindlasti soovitan seda minna homme kuulama. Aga minu poolt teile kõigile meeldivat päeva jätku, nägemist, kohtumiseni!